ma tahan teid täna õhtul julgustada. Ma tahan teile julgustuseks öelda järgmist. Meie evangeelikumid kohtusime Donald Trumpiga enne tema esimest valimist. Ta palus meil talle presidendi koha kindlustada. Me esitasime talle 2 tingimust. Toeta meie väärtusi ja toeta Iisraeli. Ja Donald Trump on ületanud mõlemad ootused. Ma tahan teid julgustada, ärge alahinnake teda. Ärge alahinnake teda. Seda võin ma teile öelda. Me hakkame tähistama Iisrael-Ameerika 250. sünnipäeva. Väga varsti. Aga 3682 aastat enne seda sünnipäeva sündis Iisrael. Ja ma ei muretse tuleviku pärast, sest Iisraelil on salarelv. Seda nimetatakse Abrahami, Iisaki ja Jaakobi jumalaks. Ma lugesin täna hommikul Sakaaria raamatut. Seal on kirjas, et kui kõik rahvad tulevad Jeruusalemma vastu ja püüavad teda liigutada, teevad nad endale haiget. Nii et seda võin ma teile öelda. Iisraeli riigi tulevik on helge, sest on olemas Jumal, kes ei tukasta ega maga. Sõnum, mille mul paluti edastada, oli kristlike sionistide suhete ainulaadsus. Valdav enamus maailma kristlasi ei ole sionistid. Kuid valdav enamus maailma sionistidest on kristlased, mitte juudid. Meid on 750 miljonit. Me ei pruugi kõigis poliitilistes küsimustes ühel meelel olla, kuid lepingu osas oleme ühel nõul. Me kõik oleme ühel meelel. Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, ja needan neid, kes sind neavad. Ja seda võin ma sulle öelda. Meil on Valges Majas kontor. Ja seda juhib muide väga veendunud evangeelikute toetaja. Ja meie, evangelikaalid, oleme kõik Iisraeli poolt. Me kõik toetame tugevalt Iisraeli. Nii et tulevik ei ole hukatuslik ega sünge. Seda võin ma teile kindlalt öelda. Selles olen ma kindel. Paar tundi tagasi toimus sündmus Herzlimäel Jooni Netanyahu auks. Ja see tundus kohutava tragöödiana. Ja mitmes mõttes oligi see kohutav tragöödia, Jooni surm. Aga 1980. aasta 30. juunil kohtusin ma Menachem Beginiga. Ja ta küsis mult, miks sa tulid? Ja ma kordasin küsimust ning ta rääkis 10 minutit. Siis ta ütles uuesti, miks sa tulid? Ja ma kordasin küsimust ning ta rääkis veel 10 minutit. Siis ta ütles, ma küsin sinult veel ühe korra. Ära korda küsimust. Ma ütlesin, ma ei tea. Sa ei tea, miks sa tulid? Ei, ma ei tea. Kas sa tead midagi? Ma ütlesin, ma tean, et Jumal saatis mind. Ta ütles, et ta saatis sind, aga ta ei öelnud, miks. Ei, ta ei öelnud mulle, miks. Ta pöördus sekretäri Kadishai poole, suru tal kätt, sa oled lõpuks leidnud ausa mehe. Ta usub, et Jumal saatis ta peaministriga kohtuma ja ta ei tea, miks. Maik, tee mulle üks teene. Kui Jumal sulle ütleb, miks, siis tule tagasi ja ütle mulle ka. 4. juulil lugesin Jooni Netanyahu lugu. See oli tema surma aastapäev. Ja ma tundsin, et peaksin minema perekonda lohutama. Nii et ma läksin pensiooni koju. Ma ütlesin, härra, te ei tunne mind. Ma ei taha teid tülitada. Ma tahan lihtsalt avaldada sügavat kaastunnet teie sõdalasest kangelaspoja suure kangelase pärast. Kes sa oled? Mis su nimi on? Kus sa pärit oled? Tule sisse ja joo teed.
ma läksin sisse ja jõin teed. ja ma kohtasin seal noort meest, sa võid teda näha. ta oli 28-aastane, tal olid kohutavad valud, kohutav piin. Umbes nagu piin, mida Iisrael praegu läbi elab. ta oli selles valus. Ja ma küsisin, kas ma võin sinu eest palvetada. ja ma palvetasin selle palve. Jonatan armastas Taavetit. sa armastad Jonatani. sinu meeleheite tuhast tõuseb Jumalalt saadud jõud ja sinust saab Iisraeli peaminister. ei, ma ei saa öelda, et tema isa oleks midagi ilusat öelnud. tema isa ütles valjult, ma lasin tobu majja. aga mitte tavalise, see on ehtne tobu. Ma läksin tagasi Menachem Begini juurde 5. juulil kell 3:30 ja ütlesin, ma kohtusin eile peaministriga. ei, ta ütles, sa kohtusid minuga 30. juunil. ma ütlesin, see ei olnud sina, see oli Benjamin Netanyahu. ta valiti Jumala poolt. temast saab Iisraeli peaminister. kas sa annad talle valitsuses töö? ja ta andis. nii et seda võin ma sulle öelda. sul on peaminister, kelle Jumal valis. ja sul on rahvas, kelle Jumal valis. ja keegi ei peata Jumala plaani selle rahva jaoks. mitte keegi. Iraanil ei õnnestu seda saavutada. ma võin teile öelda, et meil on tulemas vahevalimised. Ja need saavad olema väga rasked. Ja me peame need vahevalimised võitma. Ja siin on minu arvamus. Kõik on oma arvamust avaldanud. Minu arvamus on, et suured Iraani teadlased kohtuvad suure ärimehe ja läbirääkijaga. Ja ta hakkab nendega mängima. Ta hakkab nendega mängima 60 päeva ja veel üle 60 päeva. Siis usun, et pärast vahevalimiste võitu kogeb ja tähistab Ameerika uut aastat. Ja meil on alati suur pidu uusaastal. Ja tal on ka Iraanis suur pidu. Jumal on ikka veel troonil. Ja taevas ei ole paanikat. Olen selles riigis piisavalt kaua elanud, et näha lahinguid, tohutuid lahinguid. Kui ma siia tulin, siis traktorid kraapisid liiva, et otsida ühte jalajälge. Muide, nad näitavad pilti Shimon Peresist. Ta oli minu esimees. Ja Shimon Peres ja mina, kui ma läksin tema juurde ja küsisin, kas ta oleks minu esimees, siis tema meeskond polnud eriti vaimustuses. Nad ütlesid, ei, ta on kahanist. Aga Shimon Peresile ma meeldisin ja ta ütles jah. Ja tema ja mina olime koos paavstiga. Ja see ei ole paavst, see on George Bush. Tema ja mina olime koos paavstiga. Ja tol õhtul, õhtusöögil oli Ayala seal. Ta on siin. Ta vaatas mulle otsa ja ütles, Mike, kõik küsisid mult, miks ma ütlesin jah, sest sa tahad luua sõprussuhteid ja võita Siionile sõpru. Ja ta ütles, aga Mike, ma sain sinu kohta teada midagi, mida ma ei teadnud. Jah, sind kasvatas kristlasest isa, aga sul oli juudi ema. Ja ta pani sulle nime oma vanaisa järgi, rabi Michael Mekel Katznelsoni järgi, kes põletati koos 2000 juudiga oma sünagoogis surnuks. Aga sa ei tea seda, Michael. Sa ei tea, kes oli selle sünagoogi kantor, rabi. Ta oli minu vanaisa. Ta oli Talmudi õpetaja ja minu vanaisa. Ja ta ütles, kuidas on võimalik, et sina ja mina saime nagu perekonnaks. Kuni ma mõistsin, et me mõlemad tarineme tagasi Valgevene Višneveti puust sünagoogi. Hea uudis on see, et Jumal kirjutab seda stsenaariumi ja tal on viimane sõna. See, mida te teete, on väga oluline.
mul on suur au ja rõõm näha Aleksei juhtimist teie organisatsioonis. ja ma tahan julgustada oma imelisi sionistidest, kristlastest sionistidest sõpru sellest osa võtma. See on suurepärane. Jumal õnnistagu teid väga.